No need vastused on ju sellised, et aga miks on vaja kogu aeg korrutada, et Eestis ajakirjandus on vaba, kui see on iseenesestmõistetav? Ja kuidas ta on vaba, kui see on riigi poolt ülalpeetav? 60 miljonit kuskil ümmarguselt aastas me ERR-ile riigieelarvest eraldame. Kus see vabadus on? See on ju väga selge. Riik rahastab ja riik ootab, et sealt midagi vastu tuleb. Mida siis riik ootab, et sealt vastu tuleb? Ma ütlen teile, mida ta ootab. Täiesti iseenesestmõistetavalt ootab, et sealt tuleb propagandat vastu. Me ju kõik teame, et meil on olemas selline suurepärane asi nagu Stratcom, strateegiline kommunikatsioon. Ja seal on tuntud inimesi, keda ma ei hakka üles nimetama, ei ole mõtet aega kulutada, kes kogu aeg kujundavad seda sõnumit, mida ka meie nii-öelda vaba erameedia levitama peab. Ja ERR pluss venekeelne kanal ei ole vaba meedia. Ta on riigi propagandakanal ja on väga mõistlik ja aus, kui ka valitsuse juht selle välja ütleb. See on riigi propagandakanal. Ja te ju kaudselt ütletegi selle välja, kui te ütlete, et me soovime, et venekeelne elanikkond oleks objektiivselt informeeritud ja nii-öelda meie teaberuumis. Meie teaberuum, tõlgime ära, tähendab meie propagandaruumis. Ei ole mõtet hakata siin ajama kärbseid pähe, et see on vaba ja meie ei sekku ja teie siin ise ka näed, EKRE-l on ka esindaja nõukogus seal. Muidugi on. Me teame, mis sellest meie esindajast välja tuli. Aastavahetuse skandaal. Transud loopisid lapsi mööda lava laiali. Ja meie olime nagu süüdi veel selles kõiges. Vaat niisugune on see meie vaba meedia ja ERR-i nõukogu. Nii et palju on mõtet rääkida asjadest, mis normaalsetele terve mõistusega inimestele on iseenesest selged. Nüüd, mis see probleem siin on? Probleem on see, et ühelt poolt te räägite sellest, kuidas Vene ja Valgevene kodanikel tuleb võtta ära valimisõigus ja teiselt poolt ujutate nad üle Eestis vene keelega. Vene keelega. Igal sammul on vene keel. Nii palju vene keelt kui praegu ei ole Tallinnas olnud minu eluajal kunagi. Minu eluajal ei ole kunagi olnud Tallinnas nii palju vene keelt kui praegu on. Ja Eestis tervikuna ka. Ma lähen väikestesse linnadesse nagu Haapsalu ja isegi Võru vene keel ümberringi. See on ju teie poliitika tulemus. See on ju see suur Ukraina abistamise tulemus. Et kõik need Ida-Ukraina venelased on takistamatult võinud tohutu voona meie juurde tulla. Ja mis te siis neile pakute? Aga te pakutegi neile vene keelt. Tuleb mulle paar päeva tagasi meili peale teade, et üks minu dokumentidest hakkab aeguma. Suurepärane. Sellega ma olen nõus, et meil on tore digiriik, kus mulle tuletatakse seda meelde. Aga ma võtan selle lahti. Seal on eesti keeles, siis on vene keeles. Pange tähele. Siis teisena on vene keeles. Ja siis on inglise keeles. Aga miks ei võiks olla vastupidi, et vähemalt teisel kohal on inglise keel, kui me nii polüglotiliku või kui me nüüd nii internatsionaalsed oleme, et me pakume siin, ma ei tea, kolmekeelset teenindust kõikidele. Terve maailm võib siia kokku tulla, ta saab endale arusaadavas keeles teenindust, mis ei ole tegelikult Eesti riigi ülesanne. See ei ole Eesti riigi ülesanne, et me peame pakkuma kõikidele neile arusaadavas keeles. Kui neil on probleem, ja ma käisin 20 aastat tagasi hästi palju Saksamaal, tegin äri natukene. Mul oli seal vaja ametiasutustega asju ajada. Ma ei saanud seda, ma pidin tellima endale tõlgi. Ja vaat kõik need tegelased peaks endale tõlgid tellima. Aga mitte niimoodi, et me laamendame siin tohutult neile pakkuda neile sobivas keeles teenindust. See ei ole Eesti riigi ülesanne. Ja tulles nüüd selle juurde veel, et meil on need riigi poolt rahastatud, palun lisaaega. 3 minutit lisaks. Riigi poolt rahastatavad kanalid, aga ka riigi poolt toetatavad erakanalid, sest ei ole mõtet rääkida, et Reformierakond ei ole toetanud erakanalid. On küll. Delfi sai ja Postimees sai ja ma ei tea, kuhu te veel olete pannud ja mismoodi te siin kuskil sussa-vussa veel mingisuguste tellimuste ja uuringute ja mingite muude asjade kaudu
kaudu neid rahastate, sest Stratcomil on ju vaja, et sealt tuleb ka seda õiget propagandat. No kui ma vaatan näiteks neid meie peavoolikuid, niisugune suurepärane autor nagu Oleg Samorodni, oi missugune Eesti patrioot, oi missugune Eesti patrioot. Ja mina olen temal kogu aeg hammaste vahel, ükskõik mida ta kirjutab. Mart Helme on alati hammaste vahel. Mart Helme on, ma ei tea, missugune, seesugune, kolmatsugune, ei saa Eesti asjadest aru, ei toeta läänemeelset mõtlemist ja no ühesõnaga ma olen kohutav tegelane. Ainult, et see Oleg Samorodni ei ole olnud diplomaat, ei ole seisnud hea selle eest, et Vene väed Eestist lahkuksid, ei ole seisnud hea selle eest, et piirilepingu küsimus päevakorrast maha võetakse, nii et me NATO-sse pääseme, ei ole kirjutanud mitmeid raamatuid sellest, missugune on Vene imperialismi olemus. Aga ta teab, et ma olen siga Putini agent. Vaat selline vaba ajakirjandus on meil ja seda te toetate. Seda toetab Eesti Vabariigi valitsus oma rahadega. Ja kes siis seda teevad? Võtsin huvi pärast lahti praegu, vaatasin, kes on Postimehe venekeelse toimetuse töötajad. No pooled on ju Venemaalt siia saabunud. Pooled on Venemaalt Eestist tulnud. Pooled on Vene kodanikud tänase päevani. Võtate neilt ära siis nüüd valimisõiguse või? Ise ka aru saate, missugust tola mängib Eesti Vabariigi valitsus keele küsimuses, kodanikkonna küsimuses, valimisküsimuses, rahvusriikluse küsimuses. Et see ei ole ju tõsiselt võetav kõik. Ja ma kordan seda sama, mida Rain Epler eelmise arupärimise juures. Teate, minge ära, astuge tagasi, nii nagu tegelikult peaks, astuge tagasi, küsige presidendilt volitus uue valitsuse kokkusaamiseks, tulge meilt ka heakskiitu saama selle uue valitsuse kokkupanemiseks ja kui saate kokku, siis räägime edasi. Aga te toote jällegi meile siia mingisuguse poolfabrikaadi, mingid tüübid viskate välja. No nüüd me näeme juba, et teil on seal mingisugune tore sisevõitlus ka käima läinud, et Pevkurist on vaja lahti saada. Ilmselt Pevkuriga ei ole võimalik rahasid kantida, nii nagu valgete kampsunitega kombeks on. Ja Eesti 200 teid selles ei takista, sest nagu me nüüd oleme siin mitmeid ja väga häid artikleid lugenud selle kohta, et see on Eesti kõige korrumpeerunum erakond, kõige räpasem erakond, alates sellest õnnetust Slava Ukraini afäärist ja lõpetades siin Tarmo Tammede ja teiste inimestega, kes korduvalt on käinud korruptsioonivastase erikomisjoni ees aru andmas, aga kõik on jokk ja kuna meil on ju selline suurepärane ringkaitse, et prokuratuur mitte midagi kunagi ei näe õigete valgete jõudude puhul, Kaapo kunagi ei näe mitte midagi õigete valgete jõudude puhul, president kunagi midagi ei näe, õiguskantsler kunagi midagi ei jää. Vaat siis te saategi tulla meile siia iba ajama sellest, kuidas meil on õigusriik ja vaba ajakirjandus.